Sojus multfilmi linastusel Karupoeg Puh Milni muinasjutu järgi. Stsenaariumi autorid Zahoder ja Hitruk, lavastaja Hitruk, helilooja Weinberg. Kunstnik-kujundajad Zuikov ja Nazarov, operaator Klimova. Dubleerinud Tallinn Film, tõlkija Valeria Villandi, režissöör Eugen Rosenthal, helioperaator Kadi Müür. Näitlejad Malle Peedov, Maile Korjus ja Endel Padvik. Esimene peatükk, kus me tutvume Karupoeg Puhiga ja mõnede kahtlust äratavate mesilastega. Ammu, nii umbes möödunud reedepaiku elas ühel maal Karupoeg nimega Winnie Puh. Aga miks nime all? No sellepärast, et tema ukse kohal rippus silt Winnie Puh ja seal all ta elas. Ükskord läks Karupoeg Puh metsa, et natuke keha kinnitada. Ta oli alati nõus keha kinnitama. Peale selle oli ta poeet ja tegi vabal ajal värsse ning isegi laulukesi, umbes selliseid. Sai puru pamprum kuklo suru prum pum pum. Kui ma kukleb sügan, pole hädaga. Peas mu saepuru, ja. Kuigi seal on saepuru, siiski kisa nutu joru. Lärmi kära, kräunu joru, üle aru välja mõtlen üsna hästi, ja. Hästi elab ilma peal Karupoeg Puh. Kõikjal kõlab tema laul valjusti Võib ükskõik mis asja teha, kui vaid kõhnaks eie keha, aga kõhnaks eie keha. Teadagi, kui õigel ajal keha kinnitada, jah! Tramp, tramp, ramp, 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 tramp, tramp. Pump, rump, pump, rump, rump, pump, pump. Tramp, 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 tramp. Kõige kõrgem tamm. Ega see niisama sumise. Puu ise sumiseda ei saa. Järelikult keegi sumiseb. Kes muu see on kui mesilane? Nii ma arvan. Ja milleks mesilased on? Selleks, et mett teha. Jah, nii ma arvan. Aga milleks mesi on? Selleks, et ma seda sööksin. Nii ma arvan. Oleks karul mesilased, ilmaski siis poleks tal nende kärjepesa ase puude ladvas taeva all. Milleks mett nii tahab karu? Sellest ei saa keegi aru. Kes küll seda asja teab? Miks ta meelest mesi hea? Appi! Niisiis läks Karupoeg Puh oma parima sõbra põrsas Notsu juurde, kes elas majakeses sildi all läbikäik ka. Kes aga oli läbikäik ka, seda ei teadnud isegi Notsu ise. Hommikust, Karupoeg Puh. Hommikust, Notsu. Huvitav. Ega sul juhuslikult mõnda õhupalli ei ole? Õhupalli või? Jah. Ma läksin just mööda ja mõtlesin, kas sul pole juhuslikult õhupalli. Mida sa õhupalliga teed? Mett. Mis? Mett. Kes siis õhupalliga? Mett muretsemas käib. Mina käin. Just eelmisel päeval oli Notsu käinud Jänesel külas ja seal kingiti talle 2 õhupalli. Sinine ja roheline. Kumb neist sulle rohkem meeldib? Nii, kui meie järele minna, on tähtis, et mesilinnud ei märkaks. Aha. Kui pall on roheline, siis nad mõtlevad, et see on puuoks. Ega pane seda tähele. Aha. Aga kui pall on sinine, siis nad mõtlevad, et see on lihtsalt tükike taevast, ega pane sind samuti tähele. Aga mis sa arvad? Kas nad õhupalli all sind ei märka? Võib-olla märkavad, võib-olla mitte. Ma katsun väikese musta pilve moodi olla, siis nad vahest ei tunne ära. Aha, võta siis parem sinine pall. Kus viib, kas
eriti ees ja saladus on suur. Ei räägi teist, mis seisab ees, me suhme.